Tervist, kas tohib? Ei tohi! Tervist, aga kas nüüd tohib? Jaa, tulgu sisse. Ega ma hammusta. Sul pole midagi ka hammustada, ainult luud ja nahk. Organitele ka ei kõlbaks. Mis asja? ID-kaart. Võt, aga mul vist ei ole praegu ID-kaarti kaasa. Ma tean oma isikukoodi peast, äkki sellest piisab. No halloo, kuidas nii? Kuidas ma tean, et siin minu ees istub Maunumar? Äkki sa ei olegi sina? Räägi, krakt siuke. Oota, selline siuke. Oota, mul mingid kaartid siin on. Oota, siin ei ole. Oota. Ma näe, ikka on. Mis muret tekitab siis? Analüüsid sul küll toredad ei ole. Ma ei tea, ma olen nagu haige, aga ma ei saa aru nägast millega. See nagu tapab mind sisemiselt ja värki vaata. Mul nagu kõht nagu täiesti valutab. Ma pean mingi naabritel otsa vaatama, ma ei taha. Ma näen liiga palju inimesi ning karvad hakkavad ära vaikselt kukkuma. Näe, jalakarvad vaata siit kohast võit langevad. Ja ma ei tea, nagu pea veel valutame. Suke nagu väga veider on olla aeg-ajalt. Kuule, meil on paarkümmend minutit aega. Meie süsteemis on nii. Saaks kiiremini palun. Nii, kõik on selge. Sa tahad ravimid saada, jah? Tabletid. Tahad olla hea kodanik, kes töötab edasi elu lõpuni. Jälle, oled kindel? Arst ütles, et ravimid aitavad sul end jälle ise endale tunda. Kahju ainult, et mina ise on maetud 10 retsepti ravimi alla. No jaa, aga ma niikuinii alustasin mingi katsealuse rotinas, ega väga vahet ei ole. Ma olen suht apteegi toidu peal, toon neile korraliku kasumit, siis teavad mulle soodukaid juba, mis mul mõtet on nende äri rikkuda. Idioot! Ainuke erinevus, mis on nüüd sulle omaseks, on see, et sa pole Dostojevski poolt kirjutatud, vaid kõrvaltoimete poolt. Mina olen nüüd sina. No, on võimalik, et ravime seda. Alguses peaksime siiski tegema analüüsi. Võib-olla niimoodi aastakese pärast me saame sinna MRT masina juurde, seal on natuke väike järjekord. Veel paar aastad, siis saame endoskoopiat ära teha. Ja veel natuke, no seal umbes aastakega saame sinu diagnoosi panna. Sobiks? Ei oota, aga kas on veel mingeid variante, sest nagu see on nagu mingid variandid peaks ikka veel olema. Ma olen Google'ist uurinud, et see peaks ikka päris raske häire olema. Noh, sellise häire puhul ChatGPT ja Google pakuvad teha trenni ja saavad linki taskugymile. Hüpata paar korda ühel jalal, igatahes sport, tervislik eluviis, dieet, sellerismuutid. Te ei hakka ju seda tegema. Või? Trenn 3 korda nädalas. Mul ei ole mitte kuskilt sihukest aega võtta. Mingi sellerismuuti, kus kohas me elame, keskajas või? Tabletid. Kuulsid? Halloo, sa oled varsti nagu Vilets Juurvili halval poelitid, sama mädanenud ja rõe. Kõlab nagu hea ja õnnelik elu tõesti. Ja sa tahad seda, jah? Põgened. Jälle. Milleks? Mina olen siin, et sa lõpuks kuuleksid ennast. Sa elad maailmas, kus on võimalik olla sina ise. Lihtsalt mõnikord on selleks vaja abi. Mina näen. Sa tahad, et sind tehakse haigusele nähtamatuks, ühiskonnale kasulikuks liikmeks tarbimise süsteemis, kus sa toetud kellegi peale, muidugi mitte enda peale ja ise ei saa isegi kõndimisega hakkama. Noh, siis kirjutan välja retseptravimid ja saad edasi tegutseda. On mul välja. Ma saadan visiiditasu e-mailile. Ja kuhu nad alati nii kiirustavad?